kehakultuuri ja spordivaldkonna elutööpreemia Enn Sellik. Kes on teile Enn Sellik? Eesti NSV ministrite nõukogu esimehe asetäitja Arnold Kreen. No, eelkõige on ta meie vabariigi üks paremaid kergejõustiklasi. Iisakus avati Kohtla-Järve rajooni spordikool. Esimesel treeningul staadionis läbisin 10 ringi pikkus oli 300 meetrit ja ma olin ise üllatunud, et see mul õnnestus nii kergelt, siis oligi mul see kutsumus ja selge, et minu ainus spordiala on jooksmine. Enn Sellik on ületamatu rekordimees, Eesti kõigi aegade parimaid pikamaa jooksjaid, kes andis tervele põlvkonnale usu ja lootuse, et ka Eesti mees võib sellel alal tippu jõuda. Lisaks erakordsele andele on võimsate tulemuste taga liikumist täis lapsepõlv. Ma käisin väga pikka maad kooli, 5 kilomeetrit. Kooli 5 kilomeetrit, koju see on juba päevas 10 kilomeetrit kõndimist, pluss siis veel kõik tööd, füüsilised tööd talu juures ja nii edasi. 1972 aastast, kui oli München ja ma kooli noortesporta kevadel võitsin 1500 meetri jooksu Kiievis, siis oli selge, et mu võimed küündivad Euroopas küllaltki kaugele. Ma alustasingi juba 72 aastast sellise mõttega, et ma võin jõuda olümpiale. Kes astub sellele pjedestaali? Olümpiale Enn Sellik jõudiski, koguni 2 korral finaaljooksudesse. Medal jäi ometi saamata, sest kogu jõud kulus Nõukogude spordisüsteemist läbimurdmisele. See on valus teema mulle endalegi siiamaani. Tagantjärgi vaadata siis minu jaoks ja meie jaoks tehti olümpianormid nii kõrgeks. Ja just nende katsevõistluste kadalipp tuli läbida mitte üks, vaid neid oli rohkem ja sinna läks energiat, sinna läks võistlusvorm. Jõudu jäi tiitlivõistlustel mul väheseks. Ja see oli üks kõige suurem põhjus, miks ma kaotasin mõlemal olümpial. Minu jaoks oli see, et ma medalile ei jõudnud joosta, oli täielik kaotus. Ometi püsivad Enn Selliku püstitatud rekordid 5000 ja 10 000 meetri jooksudes tänaseni löömatuna. Ja viimane ring algab 20 meetrit ees Rõus, 20 meetrit järel Tessen, siis tuleb Sellik. 5000 Eesti rekordi ma lõin esimest korda 1974. aastal. Ma olen hoidnud 5000 meetri rekordid 50 aastat enda käes. Sellist aega joosta tänapäeval, mis jääks alla maailmarekordist alla ainult 47 sekundit eestlastel tõenäoliselt enam ei õnnestu. Ja Enn Sellik on liidritest nüüd taga meetrit 30, kui 1,5 ringi joosta, kuid ei maksa unustada, et Enn Sellikul on varuks veel spurt viimaseks ringiks.